Tere kõigile õpetajatele ja kõigile meie headele koostööpartneritele, keda me õpetamisse kaasame. Me räägime täna ühest sellisest väga keerulisest kompositsioonist. Elanikkonnakaitse pädevusmudel. Osa siin viibijatest või veebi vahendusel meie seminari kuulajatest saab väga hästi aru, mida tähendab elanikkonnakaitse. Ja teine osa saab väga hästi aru, mida tähendab pädevusmudel. Ja püüame selle päeva jooksul need kaks valdkonda mõlemale poolele nii hästi selgeks teha, kui see meil õnnestub. Mis meie hästi suur eesmärk on saada maailma meistriteks selles osas, kui hästi meie inimesed siin Eestis on kriisideks valmistunud, kui hästi nad oskavad kriisides käituda. Ja kui rääkida nüüd elanikkonnakaitsest, siis mis asi see elanikkonnakaitse on, mis teemad siin elanikkonnakaitse valdkonna alla kuuluvad. Tegin ühe väikese fotokollaaži, mis katab neid valdkondi, neid teemasid, mida me elanikkonnakaitse all mõtleme, millistel teemadel me elanikkonnakaitset arendades edasi liigume. Seal on inimese enda kriisivalmisolek, ehk siis kuidas olla üks nädal iseseisvalt hakkama saav inimene. Varjumine, ulatuslik evakuatsioon. Elutähtsate teenuste katkestuse ajal kerksuskeskuste avamine, kus inimesed saavad abi. Päästetööde tegemine kriiside ajal. Ohuteavituse saatmine oma inimestele. Demineerimistööd. Kriisi juhtimine. Ja näiteks elutähtsate teenuste ajal kõigi teenuste töös hoidmine. See pakett on väga lai. Neid teemasid, mida abi andmise jaoks on kriisi ajal inimestele vaja, neid teemasid on väga palju. Ja nende teemade ettevalmistamine Eestis võib öelda, et on kestnud enam-vähem sellest ajast peale, kui maandusid Ukrainas 22. aastal, 24. veebruaril esimesed pommid. Enne seda olime ka meie üks nendest riikidest, kes ehitas valdkonda pigem tavakriisideks valmisoleku mõttes ja väga paljusid neid teemasid, millega me praegu toimetame, ei olnud siis vaja. Päästeamet on saanud endale hulga ülesandeid, mida elanikkonnakaitses ära teha, mis on vaja valmis saada selleks, et me oleksime päris ulatuslikeks ja ka kõige raskemateks kriisideks, sealhulgas sõjaks, väga hästi valmis. Ja kui neid ülesandeid vaadata ja mõelda selles kontekstis, et kui tõesti Päästeamet koos omavalitsustega, koos teiste partnerasutustega kõik need ülesanded ära täidab, kas siis ongi meil elanikkonnakaitse valmis? Me algatasime sel kuul ühe uue kampaania. Ja selle uue kampaaniaga püüangi vastata selle küsimusele, et kas siis, kui Päästeamet teeb enda poolt kõik need asjad ära, mida me kavandanud oleme, ehk siis meil on koos partnerasutustega varjumiskohad valmis, me oleme valmis evakuatsiooniks ja kõigeks muuks, kas meie inimesed on siis kaitstud. Selle kampaaniaga me viskasime palli inimestele. Lihtsatele Eesti inimestele, iga ühele. Ja kuu aega saavad kõik jälgida väga erinevatest kanalitest seda lihtsat küsimust. Varjumiseks on 3 minutit. Kuhu jõuad sina? Siia plakatile on pandud ka mõned spikrid, mis annavad kätte selliseid lihtsaid lahendusi. Siseruum, maapinna lähedal, akendeta, aga see on ka kõik. Ja kas läbi selle, et me oleme valmistanud ette varjumiskohad, valmistanud ette evakuatsioonikohad, loonud valmisoleku päästetöödeks, osanud ja loonud valmisoleku ohuteavituse saatmiseks, kas sellega on asi valmis? Kas see kampaania sõnum kõnetab meie inimesi ühtemoodi? Mida teete teie, kui te olete oma töökohas, õpetajad koolis, lasteõpetajad lasteaias, tööandjad töökohtades ja läheb alarm käima? Mida te teete selles olukorras? Ja kas kõik inimesed saavad sellest kampaania sõnumist ühesuguse teadmise kätte? Ilmselt ei saa. Ja seda teadmist tuleb järjest tõlkima hakata. Kas lapsed, kes on seda kampaaniat näinud, kas nemad mõistavad, mida siin küsitud on ja mida nad vastama peavad? 3 minutiga kiiremad jõuavad peaaegu kilomeetri ära joosta. Kas see on see, mida inimene vastama peab? Või 3 minutiga jõuad sa rahulikult enda ruumis läbi mõelda, et milline on see koht?
Ja Päästeameti poolt me saame sellistes suurtes kampaaniates anda inimesele võib-olla ainult ühe sõnumi. Nii nagu ka valimiskampaaniate ajal. Me ütleme ühe sõnumi. Me ise oleme sinna taha mõelnud läbi väga palju erinevaid teemasid. Aga seda sõnumit on vaja väga paljude Eesti inimeste poolt tõlkida. Üheks nendeks inimesteks on õpetajad. Nende inimeste seas on kõik need koostööpartnerid, kellega me koos elanikkonnakaitse teemasid teistele Eesti elanikele edasi viime. Ja te kõik peate oskama seda sõnumit tõlkida, peate selle baasil asju edasi andma. Me oleme jaganud seda ühiskonna vastutust elanikkonnakaitse arendamisel, kriisideks valmisolekut tegelikult väga paljudel tasanditele. Väga tihti me räägime Päästeameti ülesannetest. Siis me tuleme kellelegi kossi ja räägime tema ülesannetest, et mida tema peaks tegema, kuidas tema saab panustada. Siin on mul välja toodud ainult 4 kihti, 4 tasandit siin ühiskonnas, kes saavad, ma ei taha öelda, kes peavad, vaid kes saavad midagi ära teha. Alustades sellest, et iga inimene ise, kui ta enda kodus läbi mõtleb, kuidas ta kriisiks valmis on, panebki aluse sellele, et tema saab hakkama. Kui inimesed on hästi õpetatud, alles siis kõik need elanikkonnakaitse tegevused üldse toimida saavad. Meil ei ole mitte mingisugust kasu sellest, kui on olemas varjumiskohad, aga inimene ei tea, et see ongi see koht, kuhu tema minna saab. Et kui inimene ei tea, et selle sama maja kelder pakub talle kaitset 100 korda rohkem kui see, et ta läheb tänavale mingit muud ja veel paremat kohta otsima. Nii et me peame inimesteni väga paljude sõnumitega jõudma. Kogukond, kõik inimesed ei saa ühtemoodi hakkama. Meil on vaja teada oma naabreid, oma sõpru, lähedasi, sugulasi ja vaadata, kuidas me nendega koos kriisi ajal toimetame, kuidas me kedagi toetada saame. Omavalitsus nende samade väga paljude teemade juures koos Päästeametiga väga oluline esimese tasandi kõige lähem abiandja. Ja riiklikul tasandil luuaksegi neid samu suuri teemasid, aga lõppkokkuvõttes iga inimese käitumine ja hakkama saamine sõltub sellest, kuidas tema valmis on. Milline on üks kriisivalmis inimene? Enne kõike vaatame seda, et inimesed omaksid teatud teadmisi, oskusi ja ka valmisolekut neid oskusi selliselt kasutada, et neist kriisi ajal kasu on. Ja esimene samm, kui midagi toimub, on see, et säilita rahu. Ja see sama kampaania, mida me praegu teeme, see 3 minutit, sellest 3 minutist piisab selleks, et esimene minut mõelda läbi, mida ma teen, enne kui kuskil pool jooksma hakata. Ja siis on aega veel 2 minutit, et minna sellesse kõige õigemasse kohta, mis inimesele kõige paremat kaitset pakub. Ja nende kõige elementaarsemate teadmiste juures me püüamegi lähemate aastate jooksul seesama maailmameistriks saamise teel, et jõuda selleni, et meie inimesed teaksid vähemalt kõige elementaarsemaid asju, mis annab selle julguse, mis annab selle kindlustunde, et ma olen kriisiks valmis. Kuidas nädal aega ise hakkama saada ja kuidas oma kodus selliselt toimetada, et kodu oleks valmis ka siis, kui elutähtsad teenused katkevad. Kuhu varjuda? Milline on see lähim koht nii kodus kui ka töökohas? Kuidas evakatsiooniks valmis olla? Kas meil on kohti, sugulasi, kelle juurde minna ja mida kiiresti kaasa võtta, kui vaja kuskile minna? Ja kuidas ohuteavituse korral käituda? Kas me oleme endale kõik need vajalikud esmased ohuteavituse lahendused selgeks teinud? On meil vajalikud äpid olemas? Teame, kust infot juurde küsida. Ja nendeks kõigiks asjadeks me inimesi ette valmistama peamegi. Nüüd kool. Kool ilmselgelt on see koht, kus suurem osa nendest kõige olulisematest teadmistest peab inimesteni jõudma. Me võime erinevate projektidega, erinevate koolitustsüklitega väljaspool kooli püüda jõuda väga paljude inimesteni. Aga selleks, et Eestis üks uus hästi hakkama saab põlvkond peale kasvatada, selleks peame alustama koolist. Peame veenduma selles, et koolis osatakse ka nendel ellujäämiseks olulistel teemadel inimestele sellised head õpetused kaasa anda, et tekiks teadmiste kiht, et tekiks oskus seda valeinfot, seda müra, mis igal pool sõnumite kaudu tulla võib, mida ka valeinfona väga palju levitatakse kriisideks valmisoleku teemal, et tekiks oskus seda niimoodi töödelda, sellest niimoodi aru saada, et noored inimesed teaksidki, kuidas käituda, kuidas hakkama saada ja õpetada ka koos tegutsemist.
seesama stardijoon, mis meil kampaanias sees oli, see ei ole küsimus selles, et kes kõige kiiremini jõuab, vaid üheskoos peame selle 3 minuti jooksul õigetesse kohtadesse jõudma. Ja me teame väga hästi, kui hästi mõjuvad perede valmisolekule kõik need ka kodused ülesanded või siis koolis huvitavalt püstitatud tegevused, mida lapsed lähevad koju lahendama. Me teame, kui hästi lapsed on üldjuhul paremini kaasaegsete teadmistega varustatud kui meie täiskasvanud elanikkond. Ja need samad olukorrad võivad tekkida iga päev ka koolis. Koolis on samuti vaja läbi mõelda, kuidas hakatakse tegutsema siis, kui ohuteavitus tuleb. Meil on sellest aastast 2 olulist kogemust. Kevadel me tegime üleriigilise ohuteavituse testi, mille jooksul jõudis kõigi telefonideni peaaegu SMS ja selle said ju ka koolis olevad lapsed. Kuidas koolis, millised sõnumid koolis antakse. Me jõudsime siis päris palju inimesiga ette valmistada, et teatakse, kuidas käituda. Aga jällegi, kui tuleb varjumise korraldus, kuhu peaks koolis varjuma, ka koolis peavad need plaanid valmis saama, ka koolides peab olema see üks osa kooli kriisiplaanist. Nii et me peame arvestama kogu aeg sellega, et meie lapsed võivad olla selle ohuteavituse saamisel ükskõik kus Eestimaa punktis, ükskõik kas koolis, kooli ekskursioonil, perega koos või ilma pereta mõnes kohas. Ja selles olukorras peavad ka lapsed teadma, kuidas nemad käituvad. Ja nende õpetamisreeglitega või nende põhimõtetega me saame päris palju ära teha. Igal pool või ühes kohas kool ei peaks jääma üksinda. Meil ei ole vaja, et iga kool täitsa ise hakkab jalgratast leiutama. Me oleme ise Päästeameti poolt. Teile kõigile olemas, kohalikud omavalitsused on teile kõigile olemas, et üheskoos neid plaane teha, nendeks plaanideks ettevalmistusi teha ja mõningaid lihtsaid asju pidevalt juurde õpetada, nõuandeid anda. Nii et neid teemasid tuleb teha üheskoos, et sõltumata koolist oleksid kõikjal nii personal kui ka lapsed ette valmistatud. Ja kokkuvõttes me jõuamegi selle sama pädevusmudeli olulisuseni, et Päästeameti poolt me kampaaniates ei saa mõelda alati selle peale, et kuidas kõik grupid ühiskonnas selle sõnumi vastu võtavad. Aga pädevusmudelis ja kogu selle õpetamise käigus on võimalik arvesse võtta iga programmi juures, kes on see sihtgrupp, kuidas eri vanuses õpilastele, eri vanuses inimestele neid teemasid viia. Ja ma olen väga tänulik oma meeskonnale ja headele koostööpartneritele, kes kõik need teemad õigesse kastmesse panid, õige nurga alla seadsid, et me saaksime viia oma noortele õiged sõnumid ja ma tänan kõiki, kes juba õpetavad ja kes edaspidi õpetama hakkavad, et meie inimesi, ennekõike noori, selleks, et me üheskoos kriisides ellu jääksime. Aitäh kõigile, kellega koos me elusid päästame. Aitäh, Margo. Vaatan praegu hetkel veel küsimust ei ole tulnud. Ülikiire küsimus. Kohe hetke pärast räägib sellest mudelist siin laval Reelika lähemalt, aga kui vaadata suuremalt juhtimistasandi pealt, siis mis see edasine panus Päästeametil selle mudeli rakendamisse, õppimisse tulevikus on? Kas sellega on asi tehtud? Reelika saab Portugalis puhkusepiletit, tuleb pärast tagasi, hakkab mingit muud tööd tegema või et kuidas sa organisatsiooni juhina seda olukorda näed? Mis järgmised sammud Päästeameti jaoks selle mudeli rakendamiseks on? Meil on varasemalt kogemust ka teistes valdkondades, igapäevaste õnnetustega hakkama saamisel. Ja meie jaoks samamoodi, nagu õpetajate jaoks see töö väga paljuski algab. Meie inimesed on kõigile koolidele olemas nõustajatena. Ilmselgelt õpetajad koolid saavad kaasata meie spetsialiste ka nende tundide läbiviimisse, olles ise seal juures, aga meie inimesed on ka üheks osaks nendest õpetajatest. Nii et me oleme koolidele olemas ja paneme ka ise täie rauaga edasi. Kuna iga pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, siis see pilt, kus päästeametnik rääkis täiskasvanute ees klassiruumis, kas see on see, kuidas te seda ette näete?
et me õpetamegi seal pigem täiskasvanuid või on see töö ikkagi laste suunal? Mõlemad käivad, et kool on seesama pildiga on seesama 2 sõnumit. Läbi laste ja läbi kooli me tegelikult jõuame väga paljus ka täiskasvanuteni. Nii et meie oleme valmis osalema ja vähemalt esimestel aastal ilmselt natuke rohkem ka laste õpetamisel, aga järjest rohkem see roll õpetajate peale, koolide peale läheb ja me ise jõuame läbi selle rohkem nende inimesteni, kelle kooli ajal ei õpetatud neid teemasid. Margo, suur aitäh! Aitäh! Jõudu tööle!